Tere kõikidele vaatajatele, tere kõikidele kuulajatele. Täna teen ma teile ühe video, kus me vaatame teie nädala energiaid. Nädala energiaid alates tänasest, ehk siis täna on reede, 17. oktoober ja sealt edasi üks nädal, kuni järgmise nädala reedeni välja. Et see ei ole siis esmaspäevast esmaspäevani, et palun arvestage sellega. Kaardid on välja laotud täna ja vaatame energiaid alates tänasest. Võtan kõigi jaoks välja 3 kaarti. Esimene kaart räägib mulle, mida on teil positiivset oodata sellelt nädalalt. Ja teine kaart räägib mulle vastupidi, mis on oodata nagu negatiivset, milline on negatiivne energia, milline on selline mittesoovituslik käitumismudel. Ja võtame kaardi ka soovitusena välja 3. kaardi. Ühes videos on kõik tähemärgid esindatud. Ja kui te ei ole huvitatud, ei soovi, ei taha kuulata teiste tähemärkide energiaid, siis siin video all kirjelduses on olemas ajakoodid. Keegi parandas mind ühes kommentaaris väga ilusti. Kui ma eelmises ühes videos ütlesin timekoodid, siis ta parandas mu ilusti ära, et eesti keeles on see ajakoodid. Ma väga tänan. Et ütlen siis nüüd õieti, et on ajakoodid, kus te saate siis vajutada oma tähemärgile ja pääsete kohe oma lugemise juurde. Esimesed 3 kaarti on siis neitsi tähemärgis sündinutele. Ja neitsid, ma ütleks niimoodi, et üldiselt küllaltki selline emotsionaalne nädal on teil. Küllaltki selline emotsionaalne nädal. Ja mis ma ütlen teile kohe nagu negatiivse poole pealt, on see, kui te kipute minema endasse. Kui teil on mingisugused raskused, kui teil on mingisugused üleelamised, siis nende raskuste ja üleelamiste juures ei tohi minna endasse, ei tohi nagu sulguda, ei tohi eemalduda, ei tohi hakata eraklikuks. Aga mida võiks teha, mis oleks hea? Sellest ma räägin teile ka kohe. Aga ma räägin teile veel natukene sellest negatiivsest energiast. Et ühesõnaga ärge sulguge nagu maailma eest, ärge sulguge üksindusse, ärge sulguge kuskile tühjusesse. Endasse sulguda, põgeneda, kas siis teiste eest või koguni isegi võib-olla iseenda eest. Et katsuge just olla kuidagi nagu selline sotsiaalsem ja koostööaltim ja kontaktide altim ja selline. Et läbi mingisuguse sotsiaalsuse, läbi mingisuguste kontaktideni võib tulla teie juurde midagi, mis on ääretult oluline, ääretult vajalik. Kui te sulgute, kui te eraldute, siis teil neid kontakte ei ole, neid ei tule. Ja seega jääte ilma ilmselt millestki, võite jääda ilma millestki väga olulisest. Võib-olla keegi annab teile mingisugust väga hinnalist informatsiooni ja kui teie olete nagu üldse selline sulgunud ja sellise mõtteviisi juures, et mida sa mulle räägid, et ma saan nii ise ka kõigest väga hästi aru, et mina nagu taipan kõige paremini, mina mõistan kõige paremini, ma saan kõige paremini aru, et see oleks nagu väga negatiivne, et see ei ole tegelikult sellel nädalal nii. Jah, te neitsid olete siin kõige targemad, kõige taiplikumad, kõige kogenenumad, aga see nädal ei ole selline, see pole nii. Kuulake inimesi, kes teile nõu annavad, kuulake inimesi, kes teile soovitusi annavad. Et siis igasugune selline nagu kinnisus, kontaktide puudumine, suhtluse puudumine, üksindus, et seda ei ole vaja sulguda.
Te võite niimoodi muidugi selle nädala mööda saata, aga see ei anna teile mitte mingisugust ressurssi, mitte mingisugust. Ühesõnaga on veel selline väljend teile seekord, et siin ikkagi nagu tuleb kuulata teisi inimesi, tuleb vastu võtta teiste inimeste nõuandeid ja soovitusi, sest teil endal ei ole kõike seda, et midagi realiseerida, midagi nagu saavutada üksinda. Üksindus, eraklikkus, kõik see on nagu negatiivne. Mis on teile positiivne, vot siis sel nädalal on üks selline huvitav protsess. Kui te kuidas nüüd keegi, kas te istute maha või vastupidi tõusete püsti ja ütlete, vot see ei meeldi mulle. Et avaldub nagu mingisugune sisemine soov väljendada seda enda mingisugust rahulolematust, mitte meeldimist, pettumust. Ja see on väga-väga positiivne. Tuleb öelda ei, tuleb öelda ei taha, tuleb öelda ei meeldi. Ja seda te ka teete. Ja kui te olete seda teinud, siis peale seda te tunnete sihukest kergendust. Te tunnete justkui, ma ei tea, teil hakkab hea, nagu te laseks lahti mingisugusest pingest. Te ütlesite ei, te väljendasite oma positsiooni, te peatasite mingisuguse protsessi, katkestasite midagi ja see annab teile väga suure kergenduse. Väga tugevalt liigutab teid kuidagi edasi. Siin ma tahaks teile veel öelda sellist asja, et kui te üldse tunnete, et teil on nagu, ma arvan, et teil on juba pikemat aega, kas on see, ütleme niimoodi ikkagi pikemat aega, on midagi käsil, mis teile tegelikult ei meeldi. Teid ei rahulda. Teile pakub sellist, on selline lõdvalt ja hästi ja mugavalt ennast selles ei tunne. Ja vot see ongi see nädal, kui oleks vaja sellele öelda ei. Kõige lihtsamast asjast, näiteks kui te loete mingisugust raamatut, olete siiamaani nagu punnitanud, venitanud, ma ikka loen teda, ma loen ta ikkagi lõpuni ära, et siis on... Võib-olla saan ma sealt mingisuguseid teadmisi, kogemusi või üldse midagi. Kohustusest teen seda, et raamat lõpuni lugeda, siis kaardid ütlevad niimoodi, et ei ole vaja seda teha. Et pange see raamat kinni, öelge, et ei, ma ei saa siit mitte midagi, mulle ei meeldi see ja kõik. See on see, kui teil on juba näiteks seda raamatut lugedes selline tunnetus. Sama teema käib kõik suhtluste kohta, tegevuste kohta, inimeste kohta, kus te tunnete, et teil on see mitte meeldimine, mitte rahulolu, kus teil on selline nagu, ongi rahulolematus, ongi selline pettumuse tunnetus. Sellele võib öelda ei. Mis te siis saate? Kui te ütlete sellele ei, teie ellu tuleb, te lasete sellega midagi uut oma ellu. Te loobute sellest, mis teile valmistab pettumust, mida te ei taha ja lasete sellega midagi uut oma ellu. Üleüldse laske midagi uut oma ellu, see on teile väga hea, väga positiivne. Loobuda sellest, mis on teile selline, see on väga suur nagu pettumuse ja selline kaart. Ja lasete sellega midagi uut oma ellu. Ja samas on ka niimoodi, et kui te võtate midagi, räägime nüüd natuke teises kontekstis ka, et kui te lasete midagi uut oma ellu, olgu see siis idee või tegevus või ükskõik mis, siis see aitab teil ka võib-olla loobuda, vot siis see tulebki midagi uut teie ellu ja siis te mingisugusele olemasolevale, mis teile ei meeldi, ütlete kohe niimoodi, et kõik, ma enam ei taha seda, ma olen nüüd uues.
ja ükskõik jah, et kui teile tuleb mingi pettumus, siis arvestage sellega, et see on teile ainult kasuks. See on teile ainult hea. See oskus öelda, ma ei taha, ma ei soovi, mulle ei meeldi ja nii edasi. Väljendada oma pettumust kõva häälega. Ja alustage uusi tegevusi, uued ideed, laske neid käiku, genereerige neid, teostage neid, tehke. Selleks, et uute ideedega üldse välja tulla ja uute algustega välja tulla, teil ei peagi olema mingisugused maksimaalsed kogemused, oskused, et seda ei olegi teile üldse vaja. Et mõõgad on väga hea. Mõõgad on üldse see, mis toimub nagu meie mentaalis, see, mis toimub meie mõtetes, see, mis on meile loogiline ja kõik selline. Et see on teil nagu väga hästi töötab see nädal. Et jah, selline huvitav nädal ja selline nagu vabanemise nädal just nimelt tunnistamisega, et ma enam ei taha. Mulle ei meeldi ja kõik. Kui te seda ei tee, siis te jäätegi sellesse nagu edasi elama. Ja sellega seoses te ei lase ka midagi uut enda ellu. Ärge olge eraldatud, laske midagi uut oma ellu ja loobuge sellest, mis teid enam ei toida. Ma soovin teile neitsid ilusat nädalat ja kuni järgmise korrani. Nii, nüüd on meil kalad. Kaladega on selline huvitav teema. Kalade tähtkujus sündinud. Olge nüüd see nädal kalad teie tähelepanelikud. Ja tähelepanelikud just sellest vaatenurgast, mis puudutab kedagi 2 või 3 inimest, siis kas selle või nende inimestega usaldusse minna ei ole just teie jaoks kõige soodsam. Kui teil nüüd on kuskilt inimeste poolt püüe tulla teiega mingisugusesse usalduslikku kontakti, siis oleks soovitav neile tähelepanu mitte pöörata. Sest muidu kahjuks lasete oma ellu mingid eksimused sel moel, sest negatiivne positsioon räägib meile sellest, kui te olete teie ja on veel üks inimene või on veel 2 või mitte, ütleme niimoodi, et on teie, on veel 2 inimest või 3 inimest. Täpselt selline variant. Teie 2 inimest või veel 3 inimest. Et võt selline nagu mingisugune kooslus on kuidagi nagu negatiivne. Katsuge see nädal seda vältida. Kaardid räägivad veel teile ka vastutusest. Ja on üks selline huvitav nädal, kus teil on lõpuks, vot siin on nüüd sõna lõpuks, hästi asjakohane, sest siin te saate nagu sel nädalal lõpuks mingisuguse vastutuse endale, mida te ootasite. Et positiivne on nagu üksinda teie koos oma vastutusega, negatiivne on kollektiivne. Vastutate ise ainuisikuliselt. Ei tasu teil mitte mingil juhul muretseda, mida arvavad teised. Ei tasu mitte mingil juhul kuulata teiste inimeste arvamusi, nõuandeid, soovitusi. Teised inimesed ei ole teile nagu sellel nädalal kuidagi edasi viiv jõud. Te olete ise see. Teil tuleb võtta mingisugune vastutus ja liikuda ise selles vastutuses edasi. Et minna kuskilt kellegi käest abi küsima, nõu küsima, konsulteerima, see oleks teile sel nädal väga negatiivne. Olge tugev,
olge enesekindel, võtke endale vastutus ja te saate niivõrd hästi sellega ise üksi hakkama. Võib-olla on teil kuskil mingi selline koht, kus te juba ootasite mingisugust vastutust. Kas see on võib-olla mingisugune töö, võib-olla mingisugune leping, võib-olla mingisugune kohustus, midagi, mis annab teile mingi teatud vastutuse. Ja ühesõnaga teile tulebki mingi teatud laadi kohustus, mingi teatud laadi vastutus. Ja ta küll piirab teid, eks ole. Piirab teid milleski, mitte selles vastutuses, aga milleski muus. Aga seejuures on ta teile väga-väga positiivne. Võib-olla piirab ta sellest teid, et ei saa nii palju kontakti teiste inimestega. Võib-olla te ei saa nii palju lõõgastuda puhata. Võib-olla te ei saa nii palju laiselda. Võib-olla, kuidas kellelgi, eks ole. Et sellest ta võib teid küll piirata, aga ta on teile väga kasuks. Et te olete nagu väga-väga heas energias, kui te lähete mingisugustele tegudele, kus on kokkulepped, lepingud, kohustused, et kus teil tuleb nagu midagi teha. Näiteks kas siis alluda mingisugusele graafikule, hoida kinni nagu mingisugustest tingimustest ja nii edasi. Ehk nagu siis kõiksugused kohustused, nõuded, kinnihoidmine, mingisuguste kohustuste nõuete täitmine, kord, normid. Et see kõik on teile kuidagi nagu väga-väga positiivne. Mõjub väga hästi. Siin on veel nüüd üks nüanss, et ühesõnaga ma ütlesin teile, et võtke endale kohustus, vastutus, olla iseseisev, tegutseda ise ja nii edasi. Piiranguid ärge kartke, piirangud on. Ütleme niimoodi näiteks, kui teil mingis sfääris kuskil oli ennem nagu natukene selline lust ja lillepidu, siis see on nagu negatiivne, et tuleks siin nagu mingis mõttes ennast sealt nagu piirata ja võtta mingid teatud kohustused. Igaüks nüüd ise teab, millest siin jutt käib. Ja tõesti on niimoodi, et ärge minge nõu ja abi ja toetust küsima, te seda ei saa või te saate mingisuguse tühjuse vastu, mis ei anna teile mitte midagi. Ja te tõstate iseenda nagu, te panustate iseendasse väga tugevalt, kui te võtate mingisuguse vastutuse. Kui teid, siin on nagu üldse negatiivsel positsioonil on selline nagu lõõgastus, hästi palju kommunikatsiooni, suhtlust, sellist nagu, ütleme niimoodi nagu sellist nagu kerget meeleolu emotsionaalset. Et selles osas ärge kartke ennast piirata, kui te sellest natuke eemale jääte, see on teile ainult kasuks. Soovituskaart ütleb niimoodi, et teil tuleb teha mingisugune valik. Kui teil on olnud midagi kuskil, kus te siiani olete edasi lükanud mingisugust valikut, mingisugust otsust, siis nüüd on selleks aeg käes. See õnnestub teil suurepäraselt, see laabub teil väga-väga hästi. See ongi teil nagu valiku nädal, tehke see valik ja teil õnnestub kõik väga hästi. Ja sõltuvus teistest inimestest, sõltuvus ümbrusest, see on teile ainult nagu negatiivne. Et kõige õigem käitumismudel sel nädal ei ole hea nagu teiste inimestega seotus, et piirake ennast sellel moel mingisugusest kollektiivsusest, mingisugusest hästi sellisest vabast ellu suhtumisest ja nii edasi. Et sealt siit ootab teid ees ainult tühjus tegelikult, midagi, mis on nagu mitte vajalik. Et inimesed ei ole nagu see nädal absoluutselt teie nõuandjad, ei ole absoluutselt teie abilised. Et praegu ei ole ka, muide, kusjuures, kui ma ütlesin valiku tegemise, otsuse tegemisega, et siin ei ole nagu see nädal üldse aeg nagu kõhelda, kahelda,
et kõik, mis te teete, kui te võtate mingisuguseid kohustusi, kui te võtate mingisuguse vastutuse endale ja nii edasi, siis te teete selle kõik õieti. Teete selle kõik õieti. Et selline huvitav nädal teile, et soovitavad kaardid teil olla siis paindlikum ka oma valikute ja otsuste tegemisel. Ja kui on mingisuguseid alternatiivvariante teile kuskilt, siis mingi teine võimalus, teine tee, teine variant, et kasutage seda kindlasti isegi siis, kui ta teid mingil moel rohkem nagu aheldab, seob ja hoiab nagu kuskilt mingisugusest lõõgastusest, seltskonnast, sellest nagu natukene eemale, et seda lihtsalt on see nädal teile vaja, see hiljem tasub teile ilmselt kuhjaga ära. Et selline huvitav nädal teil. Ma soovin teile ilusat nädalat. Skorpionid. Skorpionid. Teil on selline, vaatan, et ilusti ära mahuks. Teil on skorpionid selline, teate, teil on tähenädal. Teil on tähelend see nädal. Negatiivne energia ütleb, kui te võtate mingisuguse passiivse positsiooni, ma ei näe, ma ei kuule, ma ei tegutse, ma ei lase käsi käiku, ma ei osale. Kõik on väga negatiivne. Soovituskaart ütleb vastupidi teile, olge avatud, olge kontaktne, olge seltskondlik. Näidake ennast, näidake oma tulemusi, näidake oma tegemisi, näidake iseennast, näidake oma emotsioone, näidake kõike. Et see on teil kuidagi nagu väga läbilööv jõud see nädal. See soovituskaart räägib sellest, et teid nähakse, teid kuuldakse, teid vaadatakse, teid imetletakse, teid tunnustatakse. Teie ideid, teie uusi tegemisi, aga kui te niimoodi sulgute, ma ei näe, ma ei kuule, ma sean iseendale mingisuguse vangla mingites tegemustes või oma emotsioonides või oma mõtetes. Ma ei lase käsi käiku, ma ei osale, võib-olla ma kardan, võib-olla mul on hirmud. Võib-olla ma olen mingisuguses sellises teadmatuses, kus ma lihtsalt ei saa, ei taha, ei julge edasi minna, siis see on kõik teie peas loodud vangla. See ei tööta, see on negatiivne. Mis on üldse positiivne? Positiivne on teie jaoks harrastumine millegi uuega. Ükskõik, mis see on, kas need on mingisugused uued tunded, uued emotsioonid. See on see, kui te alustate midagi uut, kui te lähete millessegi uude, millesse te minna tahate, ärge piirake ennast, ärge takistage ennast, ärge siduge ennast kinni, minge uude. Minge sellesse, mida te ise väga tahate. See on see, kui teile emotsionaalselt väga meeldib. Ja see toob teile väga suured tulemused. Üldse igasugused algused sellised, mis panevad teil nagu südame põksuma. Positiivses mõttes tekitab sellise natukese, selline meeldiv erutuvus tekib, et see oleks väga hea. Ja ma tahaks teid väga innustada. Te olete mingisuguses tipus olete te see nädal. Aga ma saan aru, et te praegu ei ole nagu võib-olla isegi sellega nõus, mida ma ütlen, et te olete kuskil tipus. Aga võib-olla te ei ole praegu võib-olla sellega nõus, kui ma seda ütlen, aga te võite ka seda üldse mitte tunda see nädal. Ja seda sellepärast, et te mõtlete liiga palju.
Te piirate ennast liiga palju. Ja see kõik lihtsalt segab teid, lihtsalt segab. Siin on vaja sellist vabadust. Karikate pašš on alati selline vaba hing. Ta teeb seda, mida talle meeldib. Ta läheb kaasa kõige selle uuega ja uuendustega, mis talle meeldib. Ta ei piira ennast mitte kuskilt. Negatiivse energia poole pealt ütlen teile veel niimoodi. Kui keegi üritab teile kaela määrida mingisuguseid kohustusi, mis ei kuulu teile, mis on kellegi teise enda kohustused, siis kaardid ütlevad nii, ärge võtke teiste inimeste kohustusi enda kanda. Kui keegi üritab teid piirata näiteks mingisuguse ajalise graafikuga või mingisuguste tegevustega, mis ei ole üldse teie, siis seda vastu võtta ei oleks vaja. Lisakohustusi kuskilt kelleltki vastu võtta ei ole vaja. Tehke seda, mis meeldib teile. Ja siin kaartide kooslus räägib ka mingisugusest, kui te nüüd tõesti tulete välja mingisugustest piirangutest ja valdavalt võivad nad olla teil ainult mõtetes peas ja lähete mingisugustesse uude või uuendustesse või võtate vastu mingisuguseid meeldivaid pakkumisi, mis on meeldivad, mis teile meeldivad, siis siin on näha mingisugust nagu soovi või pikaaegse plaani või unistuse täitumist. Siin on mingi väga hea tulemus. Just nimelt teie plaani unistuse täitumist, mitte kellegi teise. Ja siin tuleb selles osas teile stabiilsus, tuleb teile nagu mingisugune mõistmine, et just täpselt nii, nagu teie tahtsite, täpselt nii lähebki, et teil õnnestub midagi väga hästi. Aga see olen kohustatud millegi tegemine läbi raskuste, läbi suure vastutuse, läbi teiste inimeste vastutuse, ilma rahulduseta millegi tegemine, see on kõik negatiivne teie jaoks. Et seda ei oleks vaja. Et selline huvitav nädal, uuenduste nädal, selline nagu aus ära ja staarilikkuse nädal, et minge julgelt oma mingisuguste ettepanekutega, oma mingisuguste ideedega kuskile käige välja, alustage, tehke. Kõik see läheb teil niivõrd suurepäraselt. Kui te olete kinni, ma kardan, ma ei lähe, ma ei alusta, ma ei küsi, ma ei tee, siis te jäätegi niimoodi nähtamatuks. Aga kui te selle kõigega kaasa lähete, kõik kuulevad teid, kõik näevad teid, kõik saavad teist aru, kõik mõistavad teid, kõik kiidavad teid, kõik tunnustavad teid. Et see tuleb nii väiksemal kui suuremal määral teie juurde, kõigi juurde. Et ma soovin teile ilusat nädalat ja kuni järgmise korrani. Vähk, vähitähtkuju, vähitähemärk. Võidunädal, kõva nädal. See on nädal, vähid, kui teid ootab ees edu. Ja ma ütleks, et see on lausa kolossaalne edu siin. Ja edu, mis kinnitub teie ellu pikaks ajaks. Ja te tunnetate seda kohe selle nädala jooksul. Kus teil see edu tuleb? Kus te seda edu ootasite? Kas te ootate kuskilt mingisugust vastust? Kas te ootate kuskilt mingisugust tulemust? Kas te ootate kuskilt mingisugust jah-sõna, nõusolekut? Kas te ootate kuskilt mingisugust tunnustust? See teile tuleb. Suuremalt jaolt tuleb see teile kuskilt keskkonnast, mis on teie ümber. See võib olla üks inimene, aga kes ilmub teie ellu välja. Aga see võib olla ka terve mingisugune ühiskonna poolt tunnustus, inimeste poolt, mitme inimese poolt.
see on mingi teie edu tunnustamine, teie edu vastuvõtmine, teie õiguse, teie õigluse vastuvõtmine, heaks kiitmine. Väga-väga nagu tugevalt võib tõusta teie maine, võib tõusta teie reputatsioon ja sellega seoses tõuseb ka teie enesekindlus. Et siin on väga selline positiivne energia on teile igatepidi heakskiidu energia. Üldse positiivne energia on teie ja inimressurss. Kas üks inimene või palju inimesi, kontaktid, suhtlus, kokkuleppimine, lepingud, üldse selline nagu kommunikatsioon. Koostöö inimestega negatiivsel positsioonil olete te üksi, ma ei taha, mulle ei meeldi, mulle ei sobi, ma ei ole huvitatud, vot see oleks väga negatiivne. Aga tuleb teile mingisugune võit, tuleb tunnustus, võite seda kohe kindlalt oodata, et kus teil seda just vaja oli, mõelge ja seal see tuleb. Te võite lõpetada kohe peale seda muretsemise, kellel võib-olla armastuse kaotuse pärast, suhete kaotuse pärast, võib-olla tulemuste pärast muretsemine, võib-olla mingi koostöö pärast muretsemine, et te pühitsete oma võitu ja teil saab olema kohe sellest palju kergem. Et hästi selline mõnus, võidumeelne, hea nädal, et mulle väga nagu see kaart meeldib, siis ma tean alati, et mind ootab ees kindel võit, ükskõik kus, mille peale mul see panus pantud on nagu siis. Negatiivne. No vot siin ma räägin teile kahest erinevast aspektist. Esiteks, keegi hakkab teid väga tugevalt milleski kuskil ära rääkima, ära veenma. Ja see võib toimuda isegi kuidagi nagu manipulatiivsel moel. Vot seda ärge uskuge. Vot sellesse ärge minge. Kui te sellesse usute, kui te sellesse lähete, siis te kaotate. Et manipulatsioonid ja veenmised, eriti just nagu, mis on tugevad, mis on peale tukkivad, veenmised, ärarääkimised, vot need ei anna teile sellel nädalal mitte midagi. Aga kui sellised pakkumised ja sellised on pehmed, õrnad, südamega, hellad, vot need on teile head. Aga sellised manipulatiivse iseloomuga, nendest hoidke kohe ennast eemale. Katsuge võimalusel korral nendesse üldse mitte minna. Ja üleüldse väga meeldivad laabuvad teil mingisugused suhted. Ehitate üles mingisuguse kontakti. Võib-olla on see kellelgi nagu leppimine. Võib-olla on see kellegil mingisugune kokkuleppe. Võib-olla on lihtsalt see mingisugune seisund, kui te leiate kellegagi kergelt mingisuguse ühise keele, ühise kontakti, mõistmise. Kui te saate nagu eduka kontakti kellegi inimesega ilma erilise pingutuseta, ilma igasuguse manipulatsiooni ja ärarääkimiseta, vot seda teile soovitatakse, see on teile hea, see on positiivne. Et see on periood, kui tasuks pöörata tähelepanu üldse suhetele inimestega või inimesega. Suhetele, suhtlusele, kommunikatsioonile, et võib-olla mõnel teist ka nagu siin võib olla nagu mingisugune tagasipöördumine endiste tunnete juurde, endiste sidemete või ütleme endise sidemete formaadi juurde, kellegiga nagu tagasipöördumine, et see võib siin ka olla. See on ka väga soovitatav. Kohtumine siis nagu vanade tuttavatega, mingisugune vana sõpruse taastumine, et see on hästi positiivne. See kõik annab teile mingisuguse edu, see kõik annab teile mingisuguse võidu. Ja kõik see toimubki teil läbi inimeste, läbi kontaktide, läbi koostöö, läbi suhete taastamise ja nii edasi. Kui teile keegi tuleb, teeb üldse mingi soovitatav on igasugused
igasugused kontaktid ja pöördumised ja pakkumised ja soovitused ja abistamised, kõik need nagu vastu võtta, et selline koostöö inimestega annab teile mingisuguse väga hea võidu tulemuse, aga üksinda niimoodi, ma ei taha, mulle ei meeldi, ma ei soovi, ma ei suhtle sinuga, ma ei lepi sinuga, ma ei astu sinuga kontakti. Vot see on kõik väga negatiivne ja nagu ma ütlesin, et manipulatiivne lähenemine on negatiivne, pehme, õrn, soe, hell, vot selline lähenemine, vot siin on selline nagu suletud hing, mis on negatiivne, selline avatud hing, see on hästi positiivne. Et selline huvitav nädal on teile ees. Ma tänan teid, Vähitähtkuju inimesed ja kuni järgmise korrani, järgmise kohtuni siis teiega. Järgmiseks on mul kaardid kaksikutele. Kaksikud. Mis on mul kaartidele öelda siis kaksikutest? Siin on nüüd ka jälle tuleb väga selline energia teil esile, kus on teie üksinda, teie soovid, teie tahtmised, teie unistused, teie illusioonid, teie roosad prillid. Kõik see on negatiivne. Aga teie ja teie kontakt kellegi inimesega on väga positiivne. Ja räägin nüüd teile natuke lähemalt. Teil on see nädal mingisugune selline punkt, on mingisugune selline teema, mingi selline lugu, kus te ütlete see nädal, et vot kõik. See on teil mingisugune, see on stopp, see on lõpp. Vot kuskil on mingisugune piir, mingi nagu seisund, kus te ütlete, et vot edasi enam ei lähe, edasi enam ei tee. Võib-olla mõistate, et kuskil milleski olid teil liiga nagu sellised, liiga nagu pilvedesse olite oma unistustes läinud, liiga nagu roosad prillid olid kuskil ees ja nüüd tuleb võib-olla see mingisugune mõistmine. Ka see võib siin olla. Sest näha on, et siin on mingisugune katkestamine, siin on mingisugune lõpetamine, katki rebimine, ära viskamine, purunemine, midagi siin on. Aga see, mis on, mis läheb selle ei peale, see on teile ainult positiivne, ainult positiivne. See annab teile positiivse tulemuse. Ja kinni seda hoida, mis ära läheb, mis kokku kukub, mis laguneb, seda kinni hoida ei tohiks. Selle tuleks minna lasta. Jah, mure võib siin mõnel teist võib siin mure olla, aga te mõistate üsna pea, te mõistate juba kohe, üsna ruttu, et see tegu oli õige. Siin võib olla vallandamine, siin võib olla lahkuminek, siin võib olla millegi lõpetamine, millegi katkestamine, võib-olla viskate lihtsalt midagi ära. See kõik on teile kuidagi kasuks, sest see on teie elus juba ära elatunud, teil ei ole seda vaja. Et see kõik on teile kasuks. Ja kui teil nüüd on üldse selline situatsioon, et teie elus on mingi selline nagu väga selline katastroofiline seisund, olukord mingis teemas kuskil, siis võib juhtuda ka väga vabalt, et te lõpetate selles teemas olemise, ka selle katkestamine, selle lõpetamine. Kas see nüüd toimub läbi selle, et te mõistate, et see oli liiga illusioorne, liiga nagu selline unistuste teed pidi minek või unistuste teed pidi minek või te lihtsalt nagu või lihtsalt midagi nagu lõpeb, kaob ja katkeb teie elus
et midagi halba absoluutselt selles ei ole. Kui te tõesti ei taha, et midagi lõpeks, katkeks ja nii edasi, siis te peate sellest aru saama, et hetk võib-olla on tõesti selline valulik või midagi. Aga ma ütlesin, et kohe-kohe te mõistate, et küll on tore, et see juhtus. Mul oligi just seda vaja. Et see on see. Aga siin võib olla ka väga vabalt selline situatsioon, kus te nagu hakkate aru saama, et mingisugused õhulossid, mingisugused unistused ei ole teostuvad ja lõpetate nagu selles suunas liikumise, et olgu ta siis teil mingi tegevusega seotud, tööga seotud, ükskõik millega, võib-olla ka suhtega. Et ärge lennake nagu pilvedes üldse, siin tuleks jääda realistiks, üleüldse pilvedes lendamine, et realism, see on ääretult oluline on siin. Aga mingisugune kalduvus selleks enesepettuseks siiski nagu on siin olemas. Et küll on hea, kui te selle nüüd lasete minna, kui te selle nüüd lõpetate. Aga kui teile näiteks tuleb, ma toon teile väikese näite, et kui teile tuleb näiteks peaks tulema mingisugune vallandamisteade, koondamisteade, lahtilaskmisteade, mida iganes, eks ole, siis ei maksa sellest nagu üldse absoluutselt sellesse nagu traagiliselt suhtuda, sest see annab teile, see vabastab teile, et ta puhastab teil pinnase millekski uueks. Et siin see on positiivsel positsioonil kaart ja see on teile ainult kasuks. Ja üleüldse, kui te isegi tahate midagi lõhkuda, lammutada, siis ka see on teile väga nagu positiivne. Ära visata mingeid vanu asju ja võib-olla katkiseid asju ja mida iganes. Et selline nagu äramineku, lõpetamise, lõhkumise, katkestamise, katki rebimise energia on väga hea. Soovituskaart räägib teile sellest, et ärge olge üksi. Ärge elage üksinda oma illusioonides, mõtetes, unistustes, vaid minge kontakti. Laske oma ellu keegi inimene, kes aitab teid väga tugevalt. Siin on väga head, on teil kontaktid inimestega või kellegi ühe inimesega. Väga head on mingisugused kokkulepped, väga head on mingisugused lepingud, väga head on mingisugused käega löömised, teeme ära, osaleme. Väga head on mingisugused kuidagi nagu kellegiga ühisesse tegevusse, ühisesse koostöösse astumine, väga-väga positiivne, väga-väga hea. Et siis toon teile veel kord näite, et siin on nagu siis kontakt, koostöö, mis on väga positiivne, just nimelt inimestega, negatiivne on teie üksinda ja oma elus siis välja visata see, mis teile enam vajalik ei ole. Aga ärge laske ennast oma mingisugustel illusioonidel, unistustel kuskile juhtida. Siin on inimene, kes teid tahab aidata, on inimene, kes on teiega nõus siduma mingisuguseid kokkuleppeid, lepinguid, kes on nõus teiega koostööd tegema. See on see, kui kaks inimest teevad koostööd, nad on võrdsel tasemel, teevad nagu võrdsel tasemel koostööd. Ja kui kellelgi on teemaks mingisugune vajadus kellegiga leppida või üldse kontakti astuda, tehke seda julgelt. See läheb teil väga-väga hästi. Kaksikud, ma soovin teile ilusat nädalat. Hamburi tähtkujus sündinud. Teile hamburid on väga huvitav nädal. Väga kerge nädal, väga õhuline nädal, väga selline emotsionaalne nädal ka.
mida kaardid teile räägivad positiivsest energiast? Kui teil on midagi, mis on teie elus praegu nagu väga keeruline, väga raske, väga selline võib-olla muret tekitav, koormav, ükskõik mis, siis positiivne energia ütleb teile niimoodi, et võtke kergemalt. Võtke kergemalt, ärge pingutage nii palju, ärge muretsege nii palju, ärge olge nii, no vot see ongi nagu pinges olek, et seda nagu ei oleks vaja. See kaart räägib teile, et laske oma ellu kergus, laske oma ellu kergendus ja teil hakkavad asjad nagu palju paremini minema, palju paremini liikuma. Üldse on hästi hea see nädal, hästi palju mingisuguseid kontakte inimestega, hästi palju võib-olla diskuteerida, arutada, arutleda, kuidagi nagu midagi teha sellist, mis on hästi palju nagu inimestega seotud. Jah, teile võib tunduda niimoodi, et kõik see kontakt, kõik need diskussioonid, kõik need jutuajamised, et kõik see on kuidagi nagu mingisugune, nagu sisu ei olegi, nagu on mõttetus, nagu on selline ilma tuumata, aga las ta olla, seda ongi teile vaja see nädal. Lihtsalt seda teile ongi vaja. Aga samas on olemas üks hoiatuskaart, mis räägib siin sellest, et kõige selle juures, kui te lasete protsessid, teemad, asjad, suhtlused, kõik asjad lasete kergusesse, te ei tohiks jääda kergemeelseks. Te ei tohiks jääda selliseks infantiilseks. Et lasta nagu, lasta tuleb nagu ütleme lihtsalt nagu kergendusse, kergusesse, aga mitte lasta kergemeelsusesse ja infantiilsusesse, vot seda teha ei tohiks. Et käega lüüa, et las läheb nagu läheb, ei seda teha ei tohiks. Et kui te lööte käega, et las läheb, vaatame kuidas läheb, et ma üldse ei pinguta, seda olla ei tohi. Siin peab olema lihtsalt kergus ja kergendus, aga mitte infantiilsus ja rumalus. Et mõte ja realism ja taiplikkus, reaalsus, taju, see kõik peab säilima. Et see peab kõik siin säilima. Et see on väga oluline aspekt. Kusjuures, kui teil kellegil on mingisugune konkurentsi teema, siis see nädal on teil väga edukad tulemuses kuskil mingisugustes konkureerivates olukordades. Ükskõik, kas need on mingisugused, võib-olla isegi mingid spordivõistlused, võib-olla mingid ärialalised asjad, ükskõik mis, kus on mingisugused tööalased protsessid või midagi, et kus on mingisugune konkureeriv aspekt sees, et need lähevad teil väga hästi, konkurents, et läheb väga hästi. Samuti uued algused ja igasugune uued algused täitsa nullist, puhtalt lehelt, teadmatuna minek mingisugustesse uutesse algustesse, spontaanselt minek, eksperimenteerimine, et vot see oleks nüüd kõik teil sel nädalal keelatud. Ja soovituskaart ütleb teile ka, et tegelikult, et võtke nagu asja natukene, vot see on selline, kus on unistage, sõna otseses mõttes unistage, looge omale mingisuguseid võib-olla pikaaegseid plaane, nagu unistuste näol just. Et sõna otseses mõttes te unistate ja siin on nüüd ülevalt poolt antud teile võimalus, et kui te unistate, siis teil kuidagi nagu need unistused lähevad täide. Ühesõnaga, laske oma ellu nagu kergus, unistamine, laske oma ellu mingisugused, kohati võib-olla isegi selline natukene nagu sellisesse, kuidas ma ütlen, illusioonidesse minekut,
et see oleks teile väga kasuks, et laske oma hingel, laske oma emotsioonidel, laske oma tunnetel, laske nendel lennata. Laske nendel nagu, laske nendel oma, natukene läks, laske oma tunnetel, emotsioonidel, laske oma fantaasiatel lennata, vot niimoodi. Et selline fantaasialend, see oleks teile nagu väga-väga positiivne, sest kaardid ei taha teil mitte kuskilt see nädal, ei taha pinget, ei taha mingisugust kramplikkust, mingisugust koormust, mingisugust raskust. Nad tahavad teie käest kergust, nad tahavad teie käest õhulisust, just seda, natukene võib-olla isegi sellist mõttetust, natukene võib-olla sellist nagu tühja läinud aega või tühja läinud tööd või ükskõik midagi, seda lihtsalt on vaja. Ja kui te üldse tunnete, et te teete juba midagi nagu pikka aega nagu või teete tühja, et tulemust ei ole, siis praegu lihtsalt see on nii vajalik, need tulemused, kõik need asjad teile tulevad. Aga lihtsalt hoiduge negatiivsest energiast ehk siis spontaansusest, infantiilsusest ja sellistest asjadest. Et soovin teile ilusat nädalat ja kuni järgmise korrani. Sõnnid, siin on mul sõnnitähegu, tähemärk, vaatame, mis on meil sõnnidest. Sõnnid, teiega on niimoodi. Kui te olete olnud, kas teil on olnud mingist pikka aega juba või mõnda aega juba kuskil mingisugune seisak, kuskil mingisugune kahtlus, mingisugune kõhklus. Ma ei tea, kuidas edasi, ma ei tea, kas edasi. Ma ei tea, milleks edasi, ma ei tea, kas ma julgen, ma ei tea, kas ma tahan, ma ei tea, kas ma saan, ma ei tea, kas ma võin, kas see või teine, kas mitu või üks, ühesõnaga mingisugune selline kahe vahel olek. Et siin ka igasugused kahtlused on teile nagu väga sellised negatiivsed see kuu või vabandust, see nädal. Mida kaardid ütlevad? Midagi läheb see nädal teie juurest ära. Ja kui te nüüd kahtlete, kas midagi lõpetada, kas vallandada, kas ära minna, kas katkestada, kas lõhkuda, kas ära visata. Kui teil on mingisugused sellised kahtlused, siis kaardid ütlevad, et see on täpselt õige nädal selle teostamiseks. See on see, kui me loobume millestki, mis meid enam ei toida. See on see, kui me loobume sellest, mis pidurdab meid, hoiab meid tagasi, mis takistab meid. Et siin ongi negatiivne positsioon, mida ma teen siis nüüd, kas nii või naa, kuidas ma käitun, et nagu otsustamatus. Ja kui see puudutab mingisugust lõpetamist, vallandamist, äraminekut, lahutamist, katkestamist, katki rebimist, ära viskamist, ühemõttelised kaardid ütlevad, et see on hea aeg selleks. Te teete selle ära ja te ei kahetse seda. Sest positiivne energia ütleb, et te ei kahetse seda pärast. See on väga hea. Mis on veel teile väga positiivne? Kui üldse midagi lähebki ära niimoodi, et te nagu ei tahaks, et midagi ära läheks või katkeb midagi, et te nagu ei tahaks, et see juhtuks, siis palun arvestage sellega, et see on teile ainult kasuks, see on teile vajalik, see on teile ainult hea. Samuti situatsioon, kui teile tundub,
mingisugune seisund on teie elus nagu praegu katastroofiline, sõna otseses mõttes katastroofiline, siis teil on võimalus sellest seisundist sellel nädalal vabaneda. Aga põhiline on see, et ükskõik mis läheb ära, ükskõik mis katkeb, kõik see on teile ainult kasuks. Soovituskaart räägib teile seda, et te peaksite maksimaalselt kontsentreeruma oma soovidele ja oma tahtmistele. Kui teil ongi nüüd see valik, see otsustamatus, see mingisugune kahtlus, kõhklus, siis rajaneda tuleb oma soovidele, oma tahtmistele. Üleüldse on väga kasulik on see nädal võtta aega iseendale. Võtta aega iseendale, kuidas kellele nagu lubada endale mingisuguseid protseduure, minna massaaži, minna juuksurisse, minna spaasse, kellel seda võimalust ei ole, minna lihtsalt jalutama ja olla nagu omaette, oma mõtetega, oma mõtisklustega. Ühesõnaga, see on see, kui ümberringi keeb, maailm mürab, maailmas kõik toimub, aga te olete ise omaette. Te ei lase ennast häirida ümber toimuval. Te kontsentreerute ainult iseendale, ise oma vajadustele, ise oma mõtetele, ise oma soovidele. Et vot see viibki teid võib-olla ka mõnda teist selleni, et tekib taipamine, arusaamine, et millestki või kellestki või kuskilt millestki on vaja loobuda, midagi on vaja katkestada. Et hästi selline positiivne energia nagu eneseanalüüsiks, rahulikuks mõtlemiseks. See võib olla, te ei pea minema kuskile, te ei pea ennast kuskile kinni või lukku panema selleks. Te võite lihtsalt istuda õhtul perega ka või partneriga või sõbraga või sõbrannaga, istuda, vaadata näiteks televiisorit, aga te kuidagi nagu lülitate ennast sealt välja ja olete nagu omas mahlas. Et võt, see ei tähenda seda, et terve selle aja, kui te seda teete näiteks mingi 5 või 10 minutit, kui te tabate ennast sellistelt mõtisklustelt, siis see on väga hea, väga positiivne. Et nagu iseenese analüüs, mingisugused läbimõtlemised ja mõtlemised, aga vajadusega iseendale. Aga üleüldse on see väga hea aeg pühendada aega iseendale. Hoolitseda enda eest. Hoolitseda enda vaimu eest. Hoolitseda enda hinge eest, hoolitseda enda füüsilise keha eest, nagu teie ja teile. Vot selline aeg on teie jaoks nagu väga hea. Ma soovin teile ilusat nädalat ja kohtume teiega siis järgmine kord. Jäär. Millised energiat siis saadavad jäärasid tänasest reedest siis kuni järgmise reedeni. Väga huvitav. Paistab siin positiivse energia järgi, et teile koputab see nädal uksele kas siis üks inimene või mitu inimest, kes hakkavad, vot see uksele on siis niimoodi, eks ole, kes hakkavad milleski nagu nõudlikult teid ära rääkima. Ja teie põhiülesanne on sellel nädalal see, et teie nendesse ärarääkimistesse, teie nendesse pakkumistesse, teie nendesse veenmistesse ja meelitamistesse ei langeks. Vot see on teie ülesanne, et ei alluks nendele. Kui tekib mingisugune selline ärarääkimine, pakkumine, meelitamine, manipulatsioon isegi võib olla, kuskile kiskumine, tõmbamine, tirimine, siis öelge iseendale, ma mõtlen.
ja võtategi selle mõtlemise pausi, et te sisemiselt tunnetaksite, kas teile on seda vaja või mitte. Ja seda kõike sellepärast, et te võite sattuda sellisesse olukorda, kui see ärarääkimine, pakkumine ja kõik see, millest ma teile siin rääkisin, ei ole tegelikult teie. See on tegelikult kellegi teise. See on sellele pakkujale, sellele ärarääkijale, sellele keelitajale, sellele meelitajale, sellele manipulaatorile. See on temale. See ei ole teile. See on temale kasulik, teile mitte. See ärarääkimine, keelitamine, meelitamine, katsuge see ära lükata. Võtke mõttepaus, kas mulle on seda vaja või mulle ei ole. Aga ma ütlen valdavalt, et ta ei ole teile. Et siin nüüd tasuks olla ettevaatlik, siin nüüd tasuks olla teil skeptiline. Et see on see, kui teid võidakse kuskile tugevalt kiskuda, pakkuda midagi võib-olla. Tänapäeval on väga palju seda, võib-olla püüavad mingisuguseid lepinguid allkirjastada, et te läheksite mingisugustesse tehingutesse sisse, oleks mingisugustes tehingutes ja nii edasi ja nii edasi. Et te peaks nagu orienteeruma iseendale. Teie selline intuitsioon on sellel nädalal väga tugev. Teie sisehääl on hästi-hästi tugev. Kuulake seda. Ja nii, kui te kas või natukene tunnetate mingisuguseid kahtlusi või tunnetate, et teid justkui nagu sunnitakse millekski või on mingisugune manipulatsiooni maik juures. Kas või natukene tunnete seda, siis see on teile juba signaaliks, et seda teha ei tohiks. Üleüldiselt on küll jah nii, et on paljut, mida te ei tea. Hea oleks, kui te teaks, aga tegelikkuses on miskit, mida te ei tea. Ja on miskit, mida te ei ole nagu lõpuni aru saanud, ei ole lõpuni mõistnud. Ja vot see nädal on see nädal, mis avab teile kuskilt mingisuguse lisainformatsiooni. Teie sisehääl, teie sisetunnetus, teie intuitsioon on ääretult tugev. Teie juurde tuleb üldse mingisugune informatsioon, on väga-väga nagu oluline, väga hea. Saladused, varjatud informatsioon, kõik see on kuidagi nagu teil nagu intuitiivselt hästi tugevalt tajutav. Ja siin on nüüd kaart räägib teile ka midagi, et kui teil on mingisugune vaenulikkus, mingi vaenulik situatsioon, olukord, tegevus või midagi sellist on teie jaoks nagu vaenulikku, siis teil on võimalus see vaenulikkus võita. Kas see vaenulikkus on teie enese sees või on see kuskil teie ümber? Et siin on võimalus see vaenulikkus võita. Ja see vaenulikkuse võit võib olla ka tegelikult tingitud üldse sellest, et te jagate, nagu te kuulete ära selle signaali, mis teieni tuleb, mingisuguse ohumärgi. Ja sellega te ka võidate mingisuguse vaenulikkuse. Ei tohiks minna mingisugustesse uutesse algustesse, ei tohiks minna mingisugustesse provokatiivsetesse tegevustesse, et uued algused, uued stardid, uued ideed läbi viima hakata neid just sellel tasandil, mis tulevad sellest energiast, mis ma teile siin ennem rääkisin, see oleks väga negatiivne. Väga negatiivne. Positiivne on äraütlemine, mõtlemine ja oma intuitsiooni nagu kasutamine. Aga üldiselt igasugused uued algused, uuendused, uued stardid, uued ideed ja siin on nagu ikka väga nagu tugevalt on näha mingisugust provokatsiooni ilmingut. Et kuidagi see on teile nagu väga negatiivne.
et soovituskaart ütleb väga tugevalt, et kuulake oma sisehäält, sisetunnetust, intuitsiooni, see on teil väga-väga tugev. See aitab teil ära hoida mingisuguseid ebameeldivaid asju. See võib olla igas elusfääris, eluvaldkonnas, et eks te seda näete nädala jooksul. Ma soovin teile ilusat nädalat ja kohtume siis teiega järgmine kord. Kaljukits. Aga teil on väga huvitavad energiat. Tunda on see nädal hästi tugevalt mingisuguseid uusi algusi, uusi impulsse, midagi väga uuenduslikku, midagi väga sellist põletavat, midagi väga särtsakat. Aga kus nüüd on nagu sisu? Ma ütlen teile kõigepealt, ma räägin teile positiivsest energiast, sest see on selline uuenduste nädal, see on avamise nädal, millegi uue juurutamise nädal, kohe kindlasti. Uued inimesed, ma ei tea, uus ühiskond, uued protsessid, uued projektid, uued ostud, ükskõik mis ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Siin võib palju olla uued treeningud, ükskõik mis iganes. Ühesõnaga, lasete see nädal käiku mingisugused uued stardid. Ja see on väga hea, see on väga positiivne. See on selline, kuidas ma ütlen, eksperimentaalne nädal. See on nädal, kui on vaja igast proovida, siin proovida, seal proovida, seda proovida, toda proovida, väga ideaalne. Et tasuks tegutseda see nädal printsiibi alusel, ma tahan proovida uuendusi, ma tahan minna millessegi uude, ma tahan minna uuendustesse. Et karta teil ei ole vaja, võib-olla karta seda, et kas jääb teadmistest või oskustest või energiast puudu, seda ohtu siin absoluutselt ei ole. Aga mis on siis nagu negatiivne, et siin on ju ka nagu uus start ja algus. Vaat siin on nüüd selline positiivne on see, kui te alustate ja teete oma algusi ja rahuldate oma uudishimu uute alguste ja tegevuste ja kõige sellega nagu mõistlikul tasandil. Aga kui te teete uue alguses ja sütitate hästi tugevalt, nii tugevalt põlema, et ühesõnaga kulutate selle esimese stardiga kogu oma energia ära, siis teil on nagu see uus, see põleb maru ruttu läbi. Et siin on vaja nagu natukene nagu mõistlikult seda oma uue stardi energiat jagada. Et mitte sellise, vaata nagu tõmbame tiku põlema, pauh süttib, põleb ja varsti kustub ära. Et võt sellist asja ei tohiks olla. Siin peaks olema selline, et ma alustan, aga peab olema ka huvi juures. Ma tahan sellega edasi minna, mind huvitab see, mind paelub see, mind köidab see, mul on soov selles edasi midagi teada, teha. Et ühesõnaga see on nagu koolipoiss, kes tahab, nagu viieline õpilane, kes tahab nagu, tal on initsiatiiv selle teemaga edasi minna, ta on nagu köidetud sellesse. Aga siin on see, et tõmbame tiku põlema, tsak, tuli see plahvatus ära, on ju see põlema tikk läks ja põleb ära ja varsti kustub ära, see on negatiivne. Teine asi on see, et kui teil üldse on mingisugused ideed, siis need ideed ei tohiks jääda ideede tasandile. Need peaks minema nagu käiku tegevustesse, ka see on hea. Ja siin ütlebki soovituskaart, et ideesid, et siin tuleb kasutada nagu mõistust. Täpselt siin, nagu ma rääkisin, et see on nagu mentaalsega seotud tegevused, uued algused, mis on seotud mentaalsega, mis on seotud informatsiooniga, mis on seotud kommunikatsiooni, mis on seotud õppimisega, mis on seotud teabe ja teabe tulemisega, teabe saamisega, uudised, informatsioon tööst, ükskõik ühesõnaga kuidagi nagu informatsioon, uudised, teadmised ja kõik see, vot see kõik on väga positiivne. Aga vot see, et ainult tekkis selline impulss, tõmbasin tiku põlema, läks põles ära, kustus ära, kõik korras, ei sobi, ei taha. Või huvi kaob, et see ei ole nagu üldse huvitav, see ei ole hea, sest need tegevused, mis teil niimoodi lähevad,
läbi nagu informatsiooni, läbi nagu teadmiste, läbi nagu õppimise, läbi nagu üldse nagu sellise mentaalse ja ratsionaalse, et see kõik on nagu pika perspektiiviga, millel on ka nagu edasiminek. Et siin ei kustu miski ära, et läheb kõik edasi. Et selline huvitav energia, üldse selline teadmiste ja info juurutamine, ükskõik kas siis internetist, õpikutest, raamatutest, televiisorist, raadiost, ükskõik kust mingit informatsiooniga töö on teile nagu väga-väga positiivne, väga-väga hea, et tegelege sellega, see annab teile väga palju. Väga palju annab teile see. Et soovin teile ilusat nädalat ja kohtume siis järgmine kord. Siin on mul nüüd veevalajad. Huvitav nädal. Huvitav nädal. Teie jaoks on see selline nädal, kui te põrkute mingisuguste saladustega, mingisuguse intuitiivse informatsiooniga. Ja vot siinkohal tahaks ma teile öelda, et teie ümber mitte keegi ei kuule, ei tunne seda saladust, seda intuitiivsust või seda intuitiivset informatsiooni või saladuslikku informatsiooni ei tunne mitte keegi teie ümber nii, nagu tunnete teie. Ma ei tea, te teate seda, te tunnete seda. Ma ei tea, võib-olla oletate või kahtlustate seda, midagi siin on, mingi intuitsioon või mõtlete sellest. See on mingisugune tõde. Mingisugune tõde, mingisugune informatsioon, midagi nagu avaneb teile. See on mingisugune, see on väga sügav kusjuures. Ja mis siis nagu juhtub, kui teile avaneb mingisugune tõde, informatsioon, teadmine, mingisugune saladus, mingisugune, kui see avaneb, mis te siis nagu esimese hooga teha tahaksite? Esimese asjana, mida selle teha tahate, on see kohe saata maailma. Kohe anda see inimestele edasi. Ehk siis lasta nagu maailma, et rääkida seda nagu inimestele, eks ole. Näiteks, tead, ma sain teada selle informatsiooni või mul on selline informatsioon või midagi sellist, eks ole, kohe tahate edasi anda. Ütlen siin kohe ära, et mitte keegi ei kuule teid. Aga miks ei kuule? Vot sellepärast, et ei olegi vaja. See tähendab, et kui teile tuleb mingisugune informatsioon, kas intuitiivselt või saladusena, see tähendab, et ta tuli teie jaoks ja teie peaksite selle lihtsalt enda jaoks vastu võtma ja mõistma seda. See ei ole teiste inimeste jaoks. Millegi pärast on teile see nädal vajalik mingisugune informatsioon, see on väga tähtis. Aga ta tuleb ainult teie jaoks. Ma ei tea, see võib olla mingisugune uudis, see võib olla mingisugune avastus, see võib olla mingisugune läbi unenäo või midagi. Et kuskilt midagi tuleb. See kõik on teile väga vajalik. Et selline asi. Kui teil on üldse mingisuguseid saladusi, kui teil on mingisugust informatsiooni, siin kaardid ütlevad väga tugevalt, et te peaksite selle endale hoidma. Et siin seda maailma nagu avalikustada, et siin ei oleks seda vaja. Et see oleks negatiivne.
see kõik on esiteks. Teiseks on see teie jaoks üldse võidunädal. Ja see on teie jaoks võit mingisuguse vaenulikkuse üle, mis on teie elus. Et te saate või te võtate nagu millestki võtate üle. See on midagi sellist, mis, ma ei tea, võib-olla rõhus teid ja kuidagi nagu oli sellega seoses võib-olla teie energia väljavoolu allikas. Ja te võtate sellest üle, te saate sellest üle, te kasvate sellest üle, te tõusete sellest üle, võtate võimu, te võtate võidu, te tõusete ja te võidate. Et see on võit vaenulikkuse üle. Kui teil on kuskil mingisugune vaenulik olukord, kas see on seotud kellegi inimesega, kas see on seotud tööl, kas see on seotud kodus, kas see on seotud mingisuguste protsessidega, projektidega, ükskõik millega, kus te tunnete, et teie jaoks on mingisugune vaenulik olukord. Võib-olla on see teie enese sees, võib-olla need on mingid teie kombed, teie harjumused, mis nagu on teile ebameeldivad. Võt siin see nädal on väga hea võidelda sellega, mis on teie jaoks vaenulik. Ja kaardid ütlevad väga ühemõtteliselt, te võidate mingisuguse vaenulikkuse. Et see on siin ka. Kui teil on siiani olnud mingisugune küsimus, kas jätkata või mitte jätkata, kas olla milleski edasi või katkestada, lõpetada, minna ära, lõhkuda, vallandada, rebida katki, visata ära, ükskõik mis, ükskõik kas see on tegevus, kas see on suhe, ükskõik milline eluvaldkond, kaardid ütlevad, palun jätkake. On vaja jätkata. Kui te jätkate, siis sellega kasvavad mingisugused teie ressursid. Jätkata on vaja. Ja üldiselt on väga hea on see nädal pöörduda just mingisuguse informatsiooni ja just nimelt intuitiivse sisehääle ja sisetunnetuse poole, aga mitte niivõrd see, mida ütleb aju, mida ütleb mõistus. Et see nagu terav intelligent, terav nagu intellektuaalne mõtlemine, et see ei ole nii nagu tugev teil. Teil on pigem on selline vaimne ja selline sisemine, selline nagu töötab see nädal palju paremini. Aga jätkata tuleks teil küll. Et kaardid ühemõtteliselt ütlevad, et otsige omal üles, kus teil see küsimus on. Võib-olla te teate kohe praegu, kui ma sellest räägin, et kas ma jätkan või ma ei jätka, kas ma jätkan trennis käimist, kas ma jätkan seda tegevust, kas ma jätkan toda kolmandat, kas ma jätkan seda suhtlust, ükskõik mis. Kaardid ütlevad ühemõtteliselt, jätkake, ärge katkestage, ärge lõhkuge, ärge minge ära ja ärge loobuge. Soovin teile ilusat nädalat. Lõvid. Vot teil lõvid on väga tugev nädal. Vot siin on tõesti väga tugev nädal. Hästi selline emotsionaalne nädal, väga tugevalt emotsionaalne nädal. Võiksin ma teile öelda, et te võiks süveneda mingisugustesse loomingulistesse protsessidesse. Võiksite süveneda mingisuguste emotsionaalsetesse protsessidesse. Sellised protsessid, kus teile nagu tundub, nagu te tunnete, teate, et on olemas kuskil mingisugused teie anded ja talendid. Et kui te tunnete ja teate neid, et teil nad on kuskil, siis nendesse protsessidesse, kus on teil talendid ja anded, tasuks nagu süveneda sellel nädalal hästi tugevalt. Sest see on nädal, kui hakkavad kasvama, suurenema, arenema teil need anded, need teie talendid, see teie mingisugune talent ja anne.
ja muidugi võite ka sel nädalal avada endas mingisuguse talendi, mingisuguse ande ja tunnetada, et see õnnestub teil väga suurepäraselt. Lihtsalt avate enda jaoks see nädal, et mul on see anne, mul on see oskus, mul on see võimalus seda teha või teostada või osaleda või mida iganes. Ja see on nagu teie mingisugune eriline anne. Et selline avastus võib teile ka see nädal tulla. Et see on suurepärane. Ja sellesse tõesti oleks soovitatav teil süveneda, mitte pöörata sellele selga ja ei tasuks kindlasti loomulikult seda ka karta. See on see, mis annab teile mingisuguse mitmekülgse tulemuse. Ja samuti on teil soovitatav see nädal piiluda natukene enda sisse ja küsida endalt, aga mida ma tegelikult tahan? Mis on minu soov? Mis on minu unistus? Ja te saate selle. Ma räägin teile natukese aja pärast sellest edasi. Aga ma lipsan korraks sellise positiivse energia juurde. Siin on, kaart ütleb, et on mingi väga tugeva juhtimise nädal. Ja siin mul on selline tunne, et läbi mingisuguse koostöö, läbi mingisuguse partnerluse, läbi mingisuguse seotuse, lepingute, kokkulepete täitub teie unistus sel nädal. Täitub teie unistus. Et see on hästi tugeva juhtimise nädal. Juhtimine toimub teie poolt kellegi üle või kellegi poolt teie üle. Võib-olla nii ja võib-olla naa. Aga ütlen kohe ära, et see on positiivne. Siin võib olla manipulatsiooni teie poole ja võib olla ka manipulatsiooni teie poolt. Aga kuna see on kõik teil sel nädalal nagu positiivne, siis räägib see sellest, et on hea sel nädalal osaleda selles mingisuguses seotuses, manipulatsioonis ja nii edasi. See tähendab seda, et allkirjastada lepinguid, allkirjastada kokkuleppeid, leppida suuliselt kokku. Võib-olla nende kokkulepete, lepingute ja nende kõige puhul sisse lülitada, võib-olla isegi mingisugune kavaluse noot nendesse protsessidesse, mis teil käivad mingil tasemel. Siin nüüd on mingil tasemel, eks ole, te saate ise aru, kus on eetiline tase. Et mingisugune manipulatsioon on igal juhul kindlasti siin. Ja ma mõistan, et see sõna tegelikult, see manipulatsioon, et ilmselt on see teile väga ebameeldiv sõna. Mida ma mõtlen siin manipulatsiooni all? Et kui te tahate saada mingisugust lepingut, kokkulepet ja nii edasi, seotust, pikaaegset sõltuvust kellestki, millestki, mis mõttes manipulatsioon, et see on ju niivõrd halb sõna. Aga kui me mõistame, et manipulatsioon tegelikult toimub meie elus igal sekundil, me manipuleerime kogu aeg. Näiteks kui me naeratame inimesele, eks ole, siis me kutsume sellega tal esile hea tuju. Kui üks inimene läheb teist mööda, naeratab teile, teine inimene läheb mööda, naeratab teile, lõpuks on teil hea tuju. Ka see on manipulatsioon. Tänu naeratusele toimub manipulatsioon. Ja te saate nüüd aru, et manipulatsioon ei ole alati mingisugune kole sõna või negatiivne sõna. Manipuleerida võib igat moodi. Silma tegemine, silma pilgutamine ja kõik see on manipulatsioon. Aga see on ju tegelikult positiivne. Igal juhul te teete mingisuguse manipulatsiooni sel nädalal, aga te teete seda teadlikult. Ja kõik, mida te nii tahate manipuleerides teha see nädal, toime saata, on teile kasuks ja on teile tulemuslik. Et see annab teile tulemuse, te võidate ja teil on kõik nagu
kõik nagu õnnestub ja ma ütlen, siin mingisugune soov teil ka täitub, unistus. Et manipuleerige protsessidega, kontrollige protsesse üle, survestage seal, kus vaja on. Teil õnnestub kõik väga hästi. Te olete inimene, kes loob tegelikult sündmusi ise sel nädalal. Mitte ei kohandu teie nende sündmuste järgi, vaid teie loote ise sündmusi. Mõned teist aga vastupidi kohanduvad sündmuste järgi ja sellepärast, et kui te näete manipulatsiooni enda suunas ja ei katkesta seda, aga siin ma pean silmas juba teist manipulatsiooni, seda negatiivset manipulatsiooni, et kui te näete mingisugust negatiivset manipulatsiooni enda suunas ja ei katkesta, siis ei juhi teie olukordi, aga kui üldjuhul on ikkagi teie olete olukordade ja sündmuste looja. Sõlmite sel nädalal mingisugused vajalikud lepingud, kokkulepped, koostööd. Te sõlmite mingi olulise vajaliku sideme. See tähendab muidugi seda ka, et vajalikud inimesed ilmuvad teie ellu, vajalik kontakt, vajalik koostöö. Kõik see on teile väga-väga kasuks, kõik see on väga-väga positiivne. Et tasub sõlmida neid lepinguid ja käia mingitel kohtumistel, koosviibimistel, mingisugustel koostööprojektides osaleda. Et tugev on just nädal just nimelt koostöö osas. Eks tullakse teie juurde pakkumistega, suhtuge sellesse väga tõsiselt, sest selles pakkumises on midagi nagu väga kasulikku, midagi väga väärtuslikku teie jaoks. Ja see võib väga vabalt viia teid ka mingisuguse soovi täitumiseni. Üldse nagu unistage suurelt. Unistage suurelt, et see on ka nagu hästi hea, aga ma näen siin tugevalt mingi soovi täitumist. Et negatiivne positsioon ütlebki teile, et ärge alahinnake ennast. Ärge alahinnake ennast ja ärge alahinnake oma tegevusi. Ärge alahinnake oma tulemusi. Ja ärge sundige end tegema seda, mida te teha ei tahaks. Vot see on ka hästi oluline. See on ilmselt halvim variant, mis veel sel nädalal üldse võiks toimuda. Et kui te sunnite ennast tegema seda, mida te teha ei taha. Ja nüüd nendele inimestele veel siin, kellel on nüüd selline teema tuleb tuttav ette, et kes on mõelnud, et võtan ja peatun. Võtan ja ei tee seda enam. Näiteks unistuse nimel milleski kuskil edasi minekut, et võtan ja ei tee seda enam. Kas ei lähe koostöösse või ei lähe lepingusse, et mulle ei meeldi, ma ei taha, ma ei osale. Või otsustada juba varakult ära katkestada, et et ma ei taha. Või mulle ei meeldi see leping või midagi siin on. Või partnerlus või kokkulepe või koostöö, et kapriisitsemine selline. No nagu ei olegi mulle vaja seda, võib-olla ei taha ma enam seda või ma läksin selleni nii pika maa juba. Aga ma nagu enam ei ole sellest huvitatud, et seda teha ei oleks vaja. Ei ole soovitatav minna sellisesse pettumuse seisundisse, kus teile tundub, et no kuidas juba nii palju on kõike nagu tehtud ja nii palju on kõike nagu panustatud või juba nii palju on öeldud, juba nii palju on olnud mingisuguseid pöördumisi kellegi poole, millegi poole ja kõik justkui nagu tulemusteta. No kaua võib? Ma olen pettunud, ma lähen ära, mulle ei meeldi selles enam, ma ei taha, ma hakkan juba jalgu trampima, kapriisitsen ja nii edasi. Kaardid ütlevad ei. Praegu ei tohiks ennast nii tunda. Praegu on just paras aeg tunnetada, et vot nüüd 7 päeva jooksul see tuleb, see täitub. Et selline informatsioon on teile siin edasi. Et selline huvitav, hästi tugev
soovi täitumise nädal ja pidage meeles, et kui teil on mingisugused lepingud, kokkulepped, koostööd, kui need tulevad, need on väga-väga positiivsed. Pikaks ajaks aheldate ennast, väga positiivsed, väga head. Et tasub teha, tasub minna. Kaalud. Vot kaalud teiega on nüüd selline lugu, et on selline väga-väga võimas nädal. Väga võimas nädal. Teie jaoks ka tähenädal. Mingisugune soov, mingisugune unistus, mingisugune pikaaegne plaan, milleni te olete võib-olla juba pikka aega läinud, olete milleski pikka aega tegutsenud, osalenud ja siin tuleb kulminatsioon. Midagi teil täitub, need 2 kaarti räägivad konkreetselt mingi tulemuse saamisest, mingi tulemuse saavutamisest täiel määral, maksimaalsel tasemel. Ja nagu kohe soovi täitumine, sest me teeme ju asju ka ikkagi soovist saada mingit maksimaalset parimat tulemust. Positiivne on see nädal teil üldse ressursside poolest. Väga suured, tugevad, kõvad, võimsad ressursid on teil. Materiaalsest küljest väga hea nädal. Kui ootate mingisuguseid väljamakseid, kui ootate mingisuguseid, ühesõnaga mingisuguseid väljamakseid, tulevad teile kindlasti. Kui ootate oma tegevustes mingisuguseid tulemusi, absoluutselt maksimaalse tulemuse saate, et midagi nagu jõuab kulminatsiooni. Tervis, väga hea tervis, väga tugev tervis, et igaüks teab seda oma nagu tervise seisukohalt, aga siin on selline väga hea. Üleüldse ilmselt on mingisugune tegevus, mis saab nagu selle nädalaga tõesti nagu sellise punkti, saab sellise maksimaalselt positiivse kulminatsiooni. Finantstehingud, väga head on finantstehingud see nädal. Igasugused ostud, igasugused investeeringud, igasugused rahade sissetulekud on teil väga head. Ja kõik see on hästi-hästi-hästi positiivne. Mis on nagu, see kaardid soovitavad ka või kuidagi on nagu need tulemused, mida te saavutate või materiaalsed tehingud, ostud, müügid, midagi te teete. Kui teil on plaanis mingisugused müügid isegi ka, siis siin on väga head tulemused. Et näiteks kui teil on mingisugused kuulutused üleval kuskil või teadaanded või midagi, siis teid nähakse kohe kindlasti. Et siin on nagu hästi hea selline ostumüügi nädal, on väga hea ostumüügi nädal mõlemale poolele, nii ostjale kui müüjale. Et tasub tegeleda ja ei jää nagu teie ostutaotlused või müügi ettepanekud ei jää nagu kellegile niimoodi nägemata. Et teid nähakse, teid pannakse tähele ja kellel on nüüd sellised mingisugused tehingud, et väga nagu soovitatav on sellega tegeleda. Üleüldse on selline nädal, kus soovitatakse teil väga palju olla nagu nähtav, kuuldav, tuntav, et mingisugune tähesära saadab teid see nädal. Mingisugune tähesära saadab, et kui teil on midagi kuskilt vaja või pöörduge, küsige, tehke, paluge, ükskõik, teid kuuldakse, teid nähakse ja teid nagu vaadatakse, teid mõistetakse ja te saate oma selle mingisuguse maksimaalse tulemuse, mida teil vaja oli või on antud hetkel siis. Et see on siin väga tugevalt näha. Aga selline ausus, siirus, puhtus, et sellisena soovitavad teil energiat see nädal olla. Aus, puhas, siiras, avatud,
ei mingisugust varjatust, ei mingisugust, kusjuures te olete niivõrd kena, ilus ja nähtav ja atraktiivne see nädal, et te ei pea isegi endale midagi külge riputama. Te ei pea endale külge riputama mingisuguseid ehteid, te ei pea isegi ennast nagu meikima, te ei pea isegi endale mingeid tiitleid juurde mõtlema, oma karjääri kuidagi nagu kunstlikult upitama või midagi. Ma ei tea, te olete kuidagi ilma kõige sellelt, te olete naturaalse puhtana ja loomulikuna, olete niivõrd nähtav, nii tuntav, nii tunnustatav, et selline hästi tähe nädal on. Et kui teil on vaja kuskil mingisugust läbilööki, siis kasutage kohe kindlasti seda nädalat ära, sest see on väga läbilöögivõimeline nädal. Negatiivne energia ütleb teile niimoodi, mida vähem tead, seda paremini magad. Et mingisugused urgitsemised, mingisugused urgeldamised, mingisuguste vanade asjade või informatsiooni välja kaevamine, mingisugune, kõik see on väga negatiivne. Ei ole vaja kaevata kuskilt välja mingisugust tõde, kohe mitte urgitseda, et saan teada iga hinna eest, nuhin, otsin, tean, kaevan välja, mida kõike. Üldse nagu vanade luukerede kapist välja kiskumine on ka väga negatiivne. Et hakkate püüdma teada saama mingisugust tõde, mingisugust õigust, aga teil ei ole vaja seda teada saada. Ei ole vaja mingit detektiivi teil siin mängida see nädal, et see oleks väga halb. Elage selles tões ja õiguses, mis teil on. Ja see ongi teie jaoks kõige õigem. See ongi teie jaoks kõige õigem. Ei tohi kindlasti, kui teil kuskil hakkab valdama teid kuskil mingisugune süütunnetus ka, et sellesse ka ei tohiks minna. Aga põhimõtteliselt on see igasugused suurpuhastused, igasugused vanade asjade väljakaevamised, urgitsemised, kõik see, mida ma siin nimetasin, kõik see on negatiivne. Olge nagu puhas leht avatud maailmale ja selline hästi nagu positiivne, et see on teile hea, aga see negatiivne energia on see, et ma kisun kõik kirstukaaned lahti, ma otsin interneti sügavustest, ma ei tea mida kõike, ma urgitsen, teen ja vaatan, et kõik sellised asjad on väga negatiivsed ja süütunnet, kui milleski teil on süütunne, siis seda siin ka tundagi kindlasti ei tohiks. Et selline huvitav energia. Soovin teile ilusat nädalat ja kohtume teiega järgmine kord.